esivanemale oli maarahvas. Kõneldi maakeelt, igaühe meist esiisa nimeti ennast maameheks. See on paljukordselt kirjas. 19. sajandi keskpaigani pöörduti kirjasõnast rahvale kui maarahvale. Kõik on praegugi üpris laialt kundi. Praegusaegne käsitlusest, kui on üldse mingit, on järgmine. Rahval polnud oma nimegi, oli vaid alandav maarahvas, see on külaelanik, mats, siis tuli ärkamise aeg ja rahvas sai endale nime, sai Eesti rahvaks. Nii ongi üsna häguseks jäänud, kuidas siis vanem eestlane enda nime tundis ennast. Ei kuidagi arvatakse, või siis maakonjuti, läänlane, järvakas, virulane, ülde nime, nii mõeldakse, polnud. Nagu polnud kokkukuuluvustunnetki. Osati vaid saksule ja linnasaksule vastanduda, seega siis tähenduse samasus undeutsch. Maa, alandet, massi, alandav nimetus. Hüva, aga lemmikupäevi jälle polnud kokkukuuluvustunnet, olid sakalased, virulased, ugalased. Oli ometi nimi. Tõestamaks meenutagem, et vadjalased on oma keelt nimetanud ka maa-tšeeli. Neil venelasist külaelanike ning Ižuure karjalaste vahel polnud ju ometi põhjust, et saksule vastandada maarahvale. Lisaks säilis leivu murrakus sõna maavald. Maavald, see on maarahva riik. Vald sõna riigi tähenduses on vana-germaani laen Läänemere Soomes. Niisiis tajuti end kunagi ometi tervikuna, peaaegu riigina. Sõnal on ju niivõrd vana hõngmann, et ei see saanud tekkida hääbuva leivu hõimukese juures. Subjektiivne arvamus võib olla. Nii saame täied tõlkevasted. Eestlased, maarahvas, eesti keel, maakeel, eestlane, maamees ja Eesti maavald, oletatavasti veel ka maamees. Iseloomulik, et neid nimi võib leida mõlema peahõimumemalt, lisaks veel vadjast. Arvatakse ju, et Lääne-Vadja, Laugajõe, Päraming, Kurbola ja Soikala poolsaared ühendati Novgorodi valdkonda vastales Aleksander Nevskist. Nii oli too ala ehk viimane iseseisev osa maavallast. Viimane aastal 1227 kuni 1242. Niisiis 19. sajandil tuli ärkamine ja kujuni Eesti rahvas maakeeles sai eesti keel. Ainult kaugel olevaid, kaduvaid hõimukilde nimetati edasi maarahvaks. Kraasa maarahvaks ja Luutsi maarahvaks. Nimetati, kuni nad kadusid, sest nemad polnud Eestis. Nad eivad saanud eestlaisiks. Kadus ka maa-tšeeli Laugajõe tagant. Seegi polnud Eesti. Eesti arengu ja kasvati kultuuri saab. Nii kadus maarahvas igalt poolt, sai Eestist eestlaisiks, taga Laugajõe ja Kraasnas venelaisiks ning Luutsis lisandus veel ligi 5000 lätlast lakkaid. Ajaloo käik oli seda. Aga midagi jääb lahtiseks. Kuidas suhtuda nüüd sesse vanasse etonüümile? Kas end ise, kes end ise alandab, seda alandataksegi? Kui 19. sajandil unustamine maavalla sõna, mineviku ja uhkuse tunduski alandav maasõna siis. Kas praegu peaksime suhtuma sesse nimesse samuti? Kuuluti ju Kristjan Jaak ennast uhkelt maarahva laulikuks ja lauli maakeeles. Ei talle tulnud pähe rääkida eesti keelt ja olla Eesti laulikuks. Ärgu arvatagu, et püüan halvustada
eestlase nimetust ja seda kõike, mis Eesti nime all on tehtud väärtuslikku ja suurtki. Püüan vaid välja tuua tõde ja asetada uuesti mõningaid küsimusi. Maamees Kristjan Jaagu ja Saks-Otto Wilhelm Masingupäevi oli ta rahval nimetused maarahvas ja maakeel, tõlke vast, et saksa keeles die estnische Sprache, umbes samal ajal, veidi hiljem tõlgiti hädasunnil eestlane, Eestimaa, Eestimaa. Nii nimeti ka võõrad maavalla põhjaosa 18. sajandil ja 19. esikümnel tähendis, et Eestimaa ainuüksi läänest, Harjust, Järvast ning Virust moodustab kubermangu. Saksa keeles on tüvel etümoloogia ja päritolu. Sõna tüvi pärineb arvatavasti muinaspõhja keelest ning teda seostatakse taatsituse aestii sõnaga. Usutavaim seletus on ida, võrdluseks saksa ost, inglise east. Meie ajal esitletakse meil seda etümoloogia, jättes targu või kogemata mainimata, et etümoloogia on sõnal sellane saksa keeles. Eesti keeles on sõna saksa laev 18.–19. sajandi kirjakeelde, tuntud saksa pastorkirjameestel. Tahame seda või enne, aga nii see on.